Tere tulemast vaatama Õhtulehe podcasti nimega Väljast, kus võtame igal nädalal eelmise nädala maailmapoliitika olulisemad sündmused ja uurime, mida need tähendavad Eesti rahvale. Mina olen Teele Kaljuväe ja minuga koos on Nele Kullergu. No Nele, ma ei suuda ära oodata, mida sina välja valisid eelmisest nädalast, mida me võiksime hekseldama lahti hakata, sellepärast et juhtus kõike. Juhtus kõike, aga kuna me siin räägime, eelmises saates rääkisime pikemalt president Donald Trumpist, USA presidendist, siis möödunud nädalal lasi ta lahti justiitsminister Pam Bondi, kes oli tema pikaajaline liitlane, põhjendusega, et väidetavalt sai nagu tüliõunaks see, et endine justiitsminister ei toonud presidendile piisavalt võite olulistes lahingutes ja ühtlasi ka Epsteini failid, mida Bondi oleks pidanud siis rohkem kinni hoidma, siiski nad rahva ette läksid. I'm sorry, you're fired. Get out of here. Ühtlasi kiitis Trump aga Bondit selle eest, et ta kuritegevusega väga osavalt võitles. Küll aga see näitab minu hinnangul seda, et Trump on missioonil. Trump on missioonil, ta teab, mida ta tahab enda valitsemise ajal ära teha, kes käib temaga ühte sammu ja sama kiiresti, nagu ta seda soovib. Need on tema kõrval, kes seda ei tee, arvatakse kohe välja ja leitakse sinna keegi asemele. Seda fakti kinnitas see, et Pam Bondi portreepilt lendas, kas oli vist samal õhtul prügikasti. Et mis sa arvad, et kas see näitab nagu sellist tugevat valitsevat kätt või näitab see pigem sellist siit-sealt haaramist? See näitab minu jaoks argpüksi, sellepärast, et kui sa ümbritsed ennast ainult yes-männidega, kes sinu agendat ainult sulle kiidavad, siis ka selle yes-männi enda tulevik on üsna lihtsasti asendatav. Et mina arvaks, et hea juht võib-olla kuulab ka erinevaid arvamusi ja mitte ainult ei kiida takka. Et ma arvan, et Pam Bondi viga oli see, et ta tegi seda, mida Trump tahtis, mitte seda, mida Trumpil oleks kasulik olnud. Ehk siis klassikaline sülekoera sellist sümbolit saab siin kasutada. No aga no-mannidega ei ole ennast mõtet ju ümbritseda, kui sa tahad enda poliitilist agendat ellu viia, sellepärast, et miks sa lähed sinna valitsusse, kui need inimesed, kes sinuga koos töötavad, kes peavad sinu sellist visiooni ellu viima ja mida sa teed nagu täies usus, et sa töötadki enda riigi, enda inimeste heaks, ja nad käivad sulle nagu vastu või nad töötavad sulle vastu, et sellisel asjal ei ole ju ka mõtet. Samas jällegi Pam Bondi ja näiteks Caroline Leavitt, kes tema pressisuhtlust juhtis, et nendel on võib-olla teistsugune tunnetus, mida avalik arvamus võib-olla oleks tahtnud sellistel väga keerulistes debattides nagu Epsteini failid, et võib-olla oleks nad pidanud just olema no-mannid ütlema, et kuulge, sorry, et see ei lähe läbi, kallis härra president, et sa ütled, et mina ei tea mitte midagi, mina pole kuskil käinud, Epsteini faili pole olemas ja see on kõik vandenõuteooria. Võib-olla mina pressisekretärina oleks öelnud, kuulge, sorry, halb idee, ütleme, et juhtus, enam ei tee, lähen ravile. No Pam Bondi ise siirdus nüüd erasektorisse, seega ma kujutan ette, et tema selline elutempo on nüüd natukene ehk rahulikum. Aga sul jäi silma mis? Oi, mulle jäi silma palju, aga võib-olla enim see, et see ei ole nüüd väga palju tähelepanu saanud, aga näiteks juba jaanuarikuust on Saksamaal selline olukord, kus keskealistel meestel ei ole enam lubatud kauemaks kui 3 kuuks riigist lahkuda, juhuks, kui neid on vaja mobiliseerida. Ma arvan, et sa tegid nüüd meestele natukene liiga, sellepärast, et see vanus oli vist 17–45, et lahterdada neid kõiki keskealiseks on võib-olla natukene liig. Aga ma saan aru, et kantsler Friedrich Merz soovib lihtsalt praegu näidata, et Saksamaa on riik, millel on kõige tugevam selline tavavägi. Samas neil oli probleeme NATO lahingrupi kokkupanemisega, keda saata siia samasse Balti riikidesse, et neil see
kaitsevägi ei ole ju kohustuslik ja ma saan aru, et tegelikult see väike selline märge seal kuskil seaduses ongi lihtsalt märge seaduses, sinna hakatakse looma mingisuguseid erandeid ja üldjuhul, nagu nad ise ütlesid, et kui inimene tahab ikkagi minna välisriiki, et siis tavaliselt see luba antakse. Samas on see muidugi hirmutav selline trend minu hinnangul. Jah, sest ei tea, kuhu see edasi läheb, et võib-olla peab üldse luba küsima, kuhu ja mida tegema, et minna, et Eestis me siin populariseerime pehmelt kaitsetahet, aga krõpsude ja Bolti autodega ja veepudelitega ja piimaga just, et võib-olla äkki siin on midagi meiltki õppida. Igatahes meie läheme nüüd saatega edasi ja hakkame rääkima immigratsioonireeglitest. Oma eelmises saates me juba poole sõnaga küll mainisime, aga Euroopa Parlament kiitis eelmisel kuul heaks uue tagasisaatmispoliitika reformi ehk karmistas seniseid rändereegleid. See võimaldab avada väljaspool Euroopa Liidu piire tagasisaatmiskeskusi, kuhu saadetakse migrandid, kelle varjupaigataotlused on tagasi lükatud. Migratsioonist ja olukorrast Euroopa Liidus räägime me Euroopa Liidu asjade komisjoni liikme Anti Poolametsaga, kes ühtlasi on ka ajaloolane ja jurist, seega see teema peaks olema selline väga hästi käsitletav just teie poolt. Mitu Euroopa Liidu liikmesriiki tegelikult karmistasid iseseisvalt oma rändepoliitikat juba aastaid tagasi, eirates samal ajal Euroopa Liidus kehtivaid reegleid, seega see praegune selline ühine reeglite ruum ilmselt lihtsustab olukorda? No mõnevõrra isegi rõõmustati selle uuenduse üle, üks uuendus, see väljasaatmiskeskuste teema ja ka muide oli kummaline lugu, et von der Leyeni partei ja siis need, keda nimetatakse populistideks, kes tegelikult on rahvuslased, hääletasid koos selle eest, et saaks nagu lihtsamini välja saata. Et iseenesest oli positiivne sündmus, aga tegelikult üldiselt ei ravise väga palju Euroopa asüülipoliitikat, sellele peaks täiesti radikaalse uuenduse tegema ja vaadake, siin suvel rakendub siis Euroopa migratsioonipakt üldiselt ja selle sees on muide ka siis solidaarne pagulaste ümberjagamine. Nii. Ja kes ei ole nõus selle jagamisega, see siis peab maksma 20 000 eurot selle inimese pealt just kui solidaarset trahvi. Nii et me hakkame saama, kui Hispaaniast tuleb mass üle, kui Kreekast tuleb mass üle, kui Itaaliast tuleb mass üle, kas siis jagatakse meile inimesed siia pagulaskeskusesse või maksame 20 000 isiku pealt. Et see tegelikult näitab, et meil ikkagi vabadust otsustada, kuigi palju iseendal ei ole. Euroopa Liit jälle võtab seda oma föderaalsesse pädevusse ja see on väga halb tegelikult. Nii et need mõningad parandused on siiski nagu sõelaga vee kandmine. No meil siin Eestis võib tunduda see natukene sellise kauge probleemina, kuid oli liikmesriike, kelle jaoks rändesurve oli nii tugev, et nad murdusid selle all ja nüüd soovivad uuesti nagu ohjasid haarata just olukorra parandamiseks, näiteks Taani. Et me ei räägi siinkohal ju mingisugusest parem äärmuslusest. Me räägime peaminister Mette Fredriksenist, kes on sotsiaaldemokraat ja kui tema seda immigratsioonipoliitikat hakkas siis oluliselt tagasi tõmbama. Kõigepealt nad vähendasid toetuseid, et inimesed ei tahaks sinna tulla ja nii edasi ja pärast seda reiting kasvas jõudsalt, ütleme nii, et inimesed ootsid seda sellepärast, et riiki hakkasid tegema slummid, getod, kuidas iganes me neid nimetame, nad üritasid kuidagi lõimida seda rahvast, see oli võimatu ja nad üritasid neid slumme laiali lüüa, et alustada sellest, et oleks kohti, kuhu nii-öelda need põliselanikud siis saaksid taas minna, et praegu on seal piirkondi, olles ise Taanis elanud, ma elasin küll väikeses sadamalinnas Helsingöris, aga Kopenhaagenis on see olukord kordades hullem. Et kas niimoodi riigisiseselt tegelikult ikkagi annab midagi ära teha? No muidugi annab ja Taani näitel on nii, et isegi sotsiaaldemokraadid laenavad või varastavad parempoolsetelt rahvuslastelt neid ideid. Olukord on nii sant lihtsalt, et enam nagu ei kontrollita olukorda, kas või see naiste olukord on nii käest ära läinud, naiste turvalisus on nii palju langenud. Et kõik räägivad naiste õigustest muidugi suure suuga, aga kui enam ei julge pärast kuut välja minna, lihtsalt
Mul on inimesi, kes on Eestisse kolinud, eestlasi sellepärast, et nad ei saa rongiga sõita pärast kuut kuskil Rootsi raudteejaamas on sellised jõugud, et nad kardavad oma elu ja tervise pärast. Ja see on ju üsna üldine ja eestlased reisivad palju, et selles mõttes me näeme küll, mis mujal toimub. Stockholmis lähed metrooga sõitma, siis seal on, ütleme, metroovagunis 1/3 kohalikke, kui hea seegi. Ülejäänud on nagu kõik rahvaste paabel, mis on kokku tulnud. Ja me oleme ju nõukogude ajal seda kõike kogenud, me integreerime siiamaani inimesi, tohutud pingutused see Eesti kooli teemal, keeleõppe teemal. Ja mida kaitsepolitsei meile ütleb, et islamiusuliste hulk on 5-kordistunud ja leiavad, et meil on julgeolekuriskid järsult kasvanud. No keda siis veel uskuda, kui mitte kaitsepolitseid? Nii et meie ei ole sellest sugugi puutumata. Meil on praegu juba majanduslik koorem ka Ukraina pagulastega tohutult kõrge. Ja kui me vaatame, et lihtsalt oma inimesed ei tule toime ja sa pead maksma kinni, ütleme 80 000 inimese sisse tulemise, siis see on nagu igapäevaselt riigile ja rahvale päris raske koorem. Ja mis minul on talumatu, on näiteks 12 000 teenistusealise Ukraina mehe siin hoidmine, et kuulge, minge sõtta, minge võidelge, sõike veoautoga, tehke mingit remonditööd kas või aidake kaitseväge, kõik ei pea rindele minema. Aga 12 000 desertööri kinni maksmine, see läheb minu põhimõtetega rängalt vastuollu. Aga millised on nende Euroopa Liidu piirkonnad, mida teie siin esile tooksite, et mis on praegu tegelikult selle immigratsiooni all kõige rohkem kannatamas? No ütleme kõigepealt hea uudise. Ma ütlen kõigepealt hea uudise. Ida-Euroopaga on suhteliselt hästi ja ta jääbki suhteliselt koherentseks. Poola, Tšehhi, Ungari, ka Rumeenia ja nii edasi. Aga katastroofi lähedane on Prantsusmaal suurlinnades, Itaalias suurlinnades ja see probleem süveneb kogu aeg Austrias, Saksamaal, ehk siis numbrid räägivad halastamatult, et kui palju näiteks islamiusulisi või siis mitte saksa päritolu lapsi läheb koolidesse. Suurlinnades on nad juba seal 50, 40 ja 60% vahel. No mida see meile ütleb? 20 aasta pärast on igal juhul kohalikud elanikud vähemuses Lääne-Euroopa väga paljudes suurlinnades. Ja see ei ole enam Euroopa selles mõttes, nagu meie teda tunneme. Ja miks on meile julgeolekuprobleem veel? USA julgeolekustrateegia ütles nüüd möödunud aasta lõpul otse välja. Sellist teksti ikkagi naljalt väga tihti ei ilmu, eks ole, et Euroopas toimub tsivilisatsiooni lagunemine. Tsivilisatsiooniline lagunemine ja kui te ennast kokku ei võta, siis kas 20 aasta pärast see kontinent on see sama, kellega me NATO lepingu üldse sõlmisime. Ja kui me näeme neid mõrasid NATO omavahelises suhtluses ja USA ütlusi, et me võib-olla tõmbame üldse välja, siis see on väga tihedalt seotud just sellega, et Euroopa liberalism veab inimesi sisse, massiimmigratsiooni süvendab kogu aeg, aga USA-s võideldakse sellega. See tekitab sellised tugeva ideoloogilise lõhe, et ameeriklased ütlevad, et mis me aitame nüüd siis teid Euroopasse islamit sisse tuua või. Et see pinge aina kasvab ja ma olen päriselt mures oma julgeoleku pärast. Senikaua, kui Prantsusmaa, Saksamaal on nagu normaalne. Nii et me ei räägi praegu siinkohal mingisugusest poliitilisest spinnist EKRE-le, me räägime siinkohal praegu reaalselt teist kui indiviidist, et te tõesti kardate, mis edasi saab. Jah, ja ma kardan meie julgeoleku pärast, sest meie peamised liitlased on päris pinge all. Et kui Prantsusmaal toimub mingisugune rahutuste laine, siis seal osaleb 200 000 immigranti. Põletatakse raekodasid, autosid, tänavad näevad kohati välja nagu mingi Ukraina sõjatsoon, et kõik autod on põlenud, eks ju. Teile, kui 20 aastat tagasi oli Prantsusmaa Pariis eeskätt oli selline romantika ja armastajate pealinn, kuhu kõik tahtsid reisida. Kas sina ise praegu näiteks perega reisile minnes tunned, et sinna pigem ei läheks? Ma olen alati olnud väga multikultuurne ja olen alati õpetanud oma lastele ka islami põhitõdesid. Olen veetnud mitmeid aastaid talvekuud Araabia Ühendemiraatides, aga viimasel ajal mulle tundub,
et see Muslim Brotherhood ehk siis eesti keeli vennaskond ei olegi mingisugune kuri müüt, sellepärast et see on juba täiesti välja öeldud, ülikoolide poolt kinnitatud, et neil ongi ainult üks eesmärk, see on maailm üle võtta. Ja kui me räägime siin humanistidega, siis see väide, et nad tahaks olla väga oma kodumaal kolmanda maailma riikides, et seal on naised ja lapsed, kes lihtsalt ei taha tule all elada, siis ka see pole päris tõsi, et kahjuks tulevad täis mehed siia ja veel kord ma üritan olla tolerantne, aga kahjuks ma ei saa olla, kui näiteks naisterahvas peab muretsema selle üle, kas tema juuksed äkki ärgitavad kelleski iha. Et see on loomalik ja see ei ole minu arvates õige. No aga see on võõraste kommete maale toomine, et siis meie ei pea kogu aeg mõtlema, mida siis kõrberahvad mõtlevad. Millised kombed on olnud neil, kes on elanud viimased 3000 aastat Araabia kõrbetes. No teate, juhe jookseb kokku, et ei kõlba sealiha süüa, Eesti lasteaedades on muide... Sealiha ei kõlba, aga tüdrukutega, 10-aastaste tüdrukutega abiellude kõlbab. Ühesõnaga, need kombed on lihtsalt nii võõrad, et minu meelest on täiesti vastutustundetu neid siia sisse tuua ja siis hakata neid lahendama, hakata nügima oma inimesi, miks te ei mõista ja miks te ei saa aru. See ongi konflikti import. Et kes tahab tegelikult aidata inimesi, minge missionäriks Aafrikasse, võtke oma raha, ostke neile kits, aga ärge siis neid vastu teiste tahtmist maale tuuakse. Ja teiseks, miks Araabia riigid neid vastu ei võtta, eks? Tohutult rikkad riigid, nad ostavad Euroopat üles oma sadade miljardite dollaritega, naftarahadega, aga siis, kui on pagulased, siis võtku Eesti vastu. Eestlased on need rikkad ja õnnelikud inimesed, võtke Vaokülasse. Ainuke ilus maja Vaokülas, muide, mis on lõpuni lihvitud, on pagulaste maja, ülejäänud lagunevad. See on täpne metafoor sellele, kuidas siis tegelikult käib. No, kuidas teile tundub, kas integratsioon üleüldiselt on müüt, et kas on võimalik, et me näeme siin Narva pealt, et ma ei tea, kas on, et ma olen ise kakskultuurilisest perest, kus integratsioon ka peale 20 aastat ei toiminudki, et kas see on ilus muinasjutt, mida meile proovitakse jutustada või ei ole? See on nii ja naa ja see sõltub asjaoludest. Näiteks Tartu linn, kui seal on nagu olnud ka vene päritolu inimesi, selline protsent, et nad on jagatud vaikselt Eesti koolidesse, õppinud eesti keele ära, siis nad integreeruvad küll. Aga kui sul on eestlasi 2-3% nagu Narvas, siis on päris raske seda keelekeskkonda luua. Ehk siis väga palju sõltub, kas on massimigratsiooni tegu, kas või Eesti kontekstis Tartu näitel. Aga miks te ei ole seda teinud siis? Miks meil ei ole õnnestunud? Aga sellepärast, et nõukogude pärand on väga keeruline. Ehk siis, kui sul on, ütleme, kunagi meil oli ligi 600 000 venekeelset sees, nüüd on neid siin 300 000 pluss. Ehk siis see protsess on kogu aeg käinud. Aga... Kas riigikaitsekomisjonist keegi üldse viimati, ma ei tea, poole aasta jooksul Narvas on käinud kohalikega rääkimas? Mina käin regulaarselt ja igal võimalusel. Kuidas meeleolu on seal? Narvas on meeleolud tegelikult reeglina sõbralikud ja isegi minu meelest sõbralikumad kui mõnes teises kohas, sest narvakad ei ole üldse nii tigedad nagu neid seni kuni ei lähe jutt, kelle president on kes. Seni kuni ei lähe. Meid eraldavad üsna palju ajaloo teemad, sellepärast peab väga palju tegema tööd ajaloo ja selgitustööga. Aga see on pikk protsess, aga sinna peab tähelepanu pöörama. Mina olen ise ajaloolane hariduselt ja leian, et see on väga tähtis teha selgeks vene noortele, eks. See on see narratiivi sõda, ma saan aru, on, mis me näeme ka Ameerikas ja Iisraelis praegu. Aga kõik see tuleb ära teha, keeleõppe tuleb ära teha, korralik ajalootund tuleb ära teha, ei tohi lasta vene noori ilma nagu eksamitelt niisama läbi. Et minu see probleem kooliga oleks ammu lahenenud, kui nad oleks ikkagi põhikooli lõpul öeldud, et kas saad üldse koolist välja või ei saa, kui sa ei tee eksamit ära, et kuidas on võimalik, et nad tulid aastakümneid koolist välja, ilma et nad ei oska eesti keelt. Mis te nendele humanistidele ütlete siis, kes ütlevad, et olge inimlikud, neil on ka raske?
Nad ei taha põgeneda oma kodust ära. Aga olge iseenda suhtes ka inimlikud ja olge natukene targemad. Vaadake oma nina otsast kaugemale. Ehk siis tavaliselt tähendab massiimmigratsioon võõraste probleemide importimist siia. Vaatame, kuidas kas või siin on meeleavaldused siin erinevatel teemadel, mis puudutavad Aafrika riike juba, erinevatel teemadel, mis puudutavad Türgit ja kurde, Iisraeli ja Gaza sektorit ja palestiinlasi, need on juba siia imporditud. Ja üliterav on näiteks naaberriigis Rootsis, kus kurdid lihtsalt ja türklased sõna otseses mõttes lähevad tänaval üksteisele kätega kallale. Võõraste probleemide import ja ma ütlen teile, see vool ei saa mitte iialgi otsa. Selles on asi. Aga küsime lõpetuseks veel ikkagi selle ka ära, et lähme tagasi sinna rändereeglite reformi juurde, nende karmistamise juurde. Kas see on, ütleme siis, kindlaks tegemine, et olukord enam hullemaks ei lähe või annab praegust olukorda veel kuidagi parendada või leevendada? Väga raske olukord on tegelikult, aga näiteks vaatame Poola valitsuse käitumist, Ungari valitsuse käitumist, ma pean just konservatiivset Poola valitsus silmas, aga isegi see uus liberaalne valitsus hoiab mingil määral sama joont, et nad ei too sisse. Ja Poolas on selle tõttu ka rahulik, tänavatel turvaline ja seda probleemi ei olegi nii, kuigi pressitakse peale Brüsseli poolt ja sunnitakse trahve maksma ja nii edasi. Aga need riigid, kes ei võta vastu massiimmigratsiooni, neil ei ole ka probleeme. Nemad võivad õhtul kell 9 rahulikult välja minna ja tunda ennast turvaliselt. Rootsis see nii ei ole. Läänepoolsel Saksamaal see nii ei ole. Pariisis see nii ei ole. Mille me siis valime, kas oma perede ja kodude turvalisuse või siis välja mõeldud pseudohumanismi, eks? Lõpetuseks, kui palju on teie hinnangul just nimelt massiimmigratsioon põhjustanud praegu Euroopas konservatiivsete poliitikute siis toetuse suurenemise? Otse loomulikult, see on üks peamine põhjus, sest see on nii valus teema ja toimub ju pidev ärkamine sellega, et kui toimuvad terroriaktid. Ehk siis kõik tahtsid tegelikult head, aga kohale tulles reaalsusega nad enam toime ei tulnud. Mina pean seda lihtsalt pettuseks, sellepärast ma avaldasin ka vastava raamatu Salajane immigratsiooniplaan, et kogu aeg tuuakse erinevaid ettekäändeid, et oleme nüüd head inimesed, võtame nüüd siit ja võtame nüüd sealt. Tegelikult liberaalsed ja sotsialistlikud parteid ehitavadki multikultuurilist ühiskonda ja nad loovad ka oma valijabaasi sellega. Hästi kiiresti jagatakse välja passid, kodakondsus ja need hääletavad nende poolt, sisse tulnud hääletavad selgelt nende poolt ja see tekitab veel suuremaid pingeid, sest kui konservatiivid saavutavad edu näiteks Prantsusmaal, siis vahepeal on jälle jagatud passid 700 000 sisse tulnule ja hakkab jälle otsast pihta, et konservatiivide toetust vähendatakse kunstlikult sellega ja lõhestatakse ühiskonda. Et see, mis tulemas on veel hullem. Isegi kui konservatiivid tulevad võimule, saab see peatamine olema tohutult raske töö. Ja sellepärast tuleb ka nendele Ida-Euroopa islami invasiooni peatajatel nagu Poola valitsusele, Ungari valitsusele, Tšehhi valitsusele komplimenti teha, sest mäletate, nad panid seisma. Muide, Ungarit ju materdatakse nii, et kuidas vähegi jaksatakse. Orbanit ja materdatakse. Aga nemad panid, Ungari valitsust, eks ole, Fideszit ikkagi. Aga ärme unusta, et Fidesz on valitud pabersedelitega on valitud, mitte e-valimistega, mis tähendab, et Ungari rahvas on nende poliitikat toetanud. Ehk siis nad ehitasid esimesena müüri islami invasiooni vastu ja sellepärast Brüssel hakkas neid ohjeldamatult ründama ja sellepärast on kogu aeg see pinge ja Orbani materdamine ja muidugi... Te kaitsete Orbanit? Muidugi tema pani islami massid keset Euroopat seisma, ehitas müüri. Saksamaale jõudis üle 1 miljoni immigrandi ja neil on neid inimesi mõrvatakse raudteejaamades nugadega, matšeetedega. Kumb siis tegi õige otsuse? Et Orban kaitses tegelikult ka NATO-t sellega, sest kõik, kes kaitsevad massiimmigratsiooni ja islami vastu, hoiavad ju neid NATO riike ka elusana. Sest ma kirjeldasin ju olukorda, et kui USA julgeolekustrateegia ütleb otse välja, et teil toimub tsivilisatsiooniline lagunemine, järelikult meie ülesanne on massiimmigratsioon peatada ja sellega hoida alles ka oma julgeolek NATO kaudu.
Sest need mõrad on ju silmnähtavad, need on otsesõnu välja öeldud, et kui me nüüd ei võta USA julgeolekustrateegiat tõsiselt, mida siis veel, sest USA on meie võtmeliitlane ja meie kohal on tumedad pilved praegu. Ja kes siis seda lõpuks põhjustavad? Mitte Trump, kes on kellegi jutu järgi tujukas, vaid see, et Euroopa riigid islamiseeruvad ja see on USA-le vastuvõtmatu. Nad on selle otse välja öelnud. Ja kõik, kes selle vastu seisavad, on selles mõttes meie sisemise rahu ja välise rahu poolt. Anti Poolamets, ma tänan teid selle intervjuu eest. Taaskord oleme jõudnud sammu võrra lähemale tulevikule, räägime NASA kuumissioonist. Ehk siis eelmisel nädalal startis Artemis 2 viimaks missioonile, et viia inimesed peale enam kui poolt sajandit kestnud pausi taas kuu juurde. Nendeks inimesteks on NASA astronaudid Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ning Kanada kosmoseagentuuri astronaut Jeremy Hansen. Artemise programmi pikem eesmärk on viia inimesed tagasi kuu pinnale ja luua eeldused mehitatud baasideks kuu lõunapoolusel. Et selline väga uhke missioon, seda on kaua ette valmistatud ja kõik või vähemalt valdav enamus uudiseid, millest räägitakse, on see, et nende tualett ei toimi nii, nagu vaja on. Mis sa sellest arvad, et võetakse ette selline suurejooneline missioon ja inimene on ikka inimene ja tahab saada seda kõmu ja klatsi ja lihtsalt uudist sealt kätte. Mida inimesi huvitab? Ei huvita midagi muud kui ainult oma ihuhädad põhimõtteliselt. Et mis sa arvad, et kas tegelikult need uudised, mis inimese jaoks jäävadki kaugeks, ei ole käega katsutavad, ei ole sellised uudised, millega nad ise samastuda saaksid. Kas sellised uudised tegelikult kõnetavad üldse inimesi? Ma arvan, et lihtsalt see kuu teema on nii ära lörtsitud, sellepärast, et alles hiljuti, kui missioonil käis siis Jeff Bezose kaunis abikaasa Lawrence Sanchez Bezos ja siis tema plejaad sõbrannasid Katy Perry seal hulgas, et rahvas on lihtsalt vihane, et meil on siin kriis, meil on loodus põleb, liigid surevad, raha ei ole, majandus on pekkis igal pool ja siis on mingisugune grupp inimesi, kes lähevad kuule, nii et kui ei oleks seda eelnevat Lauren ja Katie sõbrannade trippi olnud, ma arvan, et võib-olla see saaks natukene adekvaatsemat tähelepanu ka, sest tegu on tõesti suure ju asjaga. Ehk siis inimlikult lihtsalt hea meel, et paras, neil BC ei tööta. Aga aitäh teile, head vaatajad, et olite meiega, kohtume taas täpselt nädala pärast.